Teised siin kõik kõnelesid, kuidas on nende side rahvarõivastega. Et minu side on selline, et mina sain oma esimese üsna täieliku komplekti rahvarõivaid, isegi koos sukkadega. Need olid Muhu rahvarõivad ja ma sain need siis, kui olin 6-aastane. Pidin minema rahvatantsupeole Tallinnasse. Ja kuna ma elasin, ütleme nii, et Muhu vahetus läheduses, aga Saaremaal, siis muidugi olid need Muhu riided. No umbes 20 aastat hiljem sai need riided endale Tiina Kull. Ja siis veel paarkümmend aastat hiljem veel üks neiu Kull. Nii et riided on täiesti veel kasutuses. Aga täna need riided mul muidugi selga enam ei lähe. Et täna mul on selline huvitav komplekt, mitmed on mu käest küsinud, et mis riided need sellised on. Et need on Türi kihelkonna sellised vaesema naise riided, võiks öelda siis. Õieti on need kõik koopiad erinevatest esemetest, mis kogutud Türi kihelkonnast. Ja see rüü, siis, mis mul siin linane rüü, mis pandi särgi peale, selle kohta on öeldud, et sellega käidi teol Laupa mõisas. No nii umbes 1840, see on üsna vana Ese-Ermi kogus. Ja mul on ka siuke teole tulek ju täna. Et võib seda ka selliseks väikseks teole tulekuks. Võib-olla ehteid on mul ainult teole minekuks natuke liiga palju. Aga täna on siuke pidulik päev. Aga juttu tuleb meil hoopiski pildist ja sõnast. Kui siin saalis on mõni vanem inimene, siis võib-olla tuleb tal see kujundus, pilt ja sõna silme ette. Kunagi ilmus Eestis selline ajakiri. See oli tõesti 30-ndatel ja siis ka natukene veel 40-ndatel takkaotsa. Pilt ja sõna, kus siis oli fotod ja kõikvõimalikke luuletusi ja tekste. Et selline ajakiri on meil kunagi Eestis olnud ja ma näppasin sealt selle pealkirja, panin isegi kujunduse selle sama nagu pilt ja sõnal oli. Ja tänase selle ettekande teemana ma üritan siis pakkuda teile mingisugust sellist killuke siit, killuke sealt vaatamist. Killuke siit, killuke sealt vaatamist, kuidas need pilt ja sõna võivad vahel ka üksteist täiendada ja mõnikord siis natukene sellist sünergiat anda. Et mõnikord on pildist üksi vähe ja ka mõnikord on tekstist üksi vähe. Et siin, kui te nüüd kohe võib-olla tahate teada, mis pilt siin esilehel on, siis tegelikult me selle kunstnikuni jõuame, aga see on siis Reuterni pilt aastast 1831. Et see on siis siia alla on kirjutatud, ma ei tea, kas te lugeda näete, Restu mõisa Leena poig. Ehk siis küllap ta üks vallaslaps oli, et ta Leena poig oli. Ja Restu mõisas siis see kunstnik ise sündis, aga sellest ma räägin natuke pärast veel tema töödest. Et mis üldse sunnib siis neid vanu pilte ja tekste otsima? Mind sunnib selleks muidugi mõningal määral minu töö ka. Et käsitööraamatute toimetajana ja ühtlasi ka käsitöösemete ja käsitöö ja ka rahvarõivaste pildistajana on mul selline loomulik huvi nagu tegelikult mõlema poole vastu, nii teksti kui pildi vastu. Ja minu jaoks kätkeb sellest teatav osa põnevust, ehk siis see on umbes nagu see, et sa otsid midagi ja sa võid ka midagi leida, see on peaaegu nagu Pipi otsis punki. Et ma tegutsen nagu umbes nii, et teinekord ma ei tea, mis ma leian, aga äkki ma leian. Ja üks eesmärk on kohe kindlasti see, et näha seda rahvarõivast omas ajas, ehk siis selles ajas, kus see päriselt kantav oli. Et me ju siin saalis viibijad kindlasti kõik ju teavad, et erinevates kohtades on erineval ajal see rahvarõiva kandmine nagu hääbunud sellise tavapärase rõivana. Aga täna ma siis katsun teile tuua just ette selliseid pilte aegadest, kus neid kanti nagu päriselt. Ja see võib-olla võimaldab näha mingeid uusi vaatenurki, et mida kanti millega koos, millises vanuses inimesed, mida võisid seljas kanda, millises sotsiaalse positsioonil olevad inimesed võisid mida kanda. Et see võib avada siis mõne sellise uue külje ja võib ka täita mõne lünga, sest et
kõige parem uurimismeetod minu meelest vanade esemete jaoks ja rahvarõivaste jaoks on muidugi kahtlemata meie suurepärane ERMi kogude küllus, kus on ju väga suurel hulgal, aga kui me hakkame süvenema, siis need väga suurel hulgal esemeid on paljuski teatavatest piirkondadest, mis kogujatele kuidagi tundused ahvatlevamad, ilusamad, võib-olla on see üks põhjus olnud, ja meil on kihelkondi, kust pole nagu peaaegu midagi alles. Ja ometigi on ju meil rahvarõiva meistrid ja tegijaid, kes sooviksid just selle kihelkonna esemeid teha. Ja võt siin on, ma arvan, see pilt ja sõna ka üks selline kas või pisitilluke allikas, mis võib viia nagu edasi. Ja mõnikord siis tõesti õnnestub neid kaks ka niimoodi kuidagi kokku viia. Et milline on siis minu metoodika või kui no, seda küsitakse mu käest päris tihti, et aga kuidas sa neid vanu asju nagu otsid, nii vanu. Me räägime siin ka 19. sajandi algusest, isegi 18. sajandi keskpaigast, et me lähme ajas hästi palju tagasi. Et mind aitavad teinekord väga palju mingid vihjed või siis varasemad uuringud. Et ma olen alati hästi usin lugeja, et kust on mõne artikli või raamatu kirjutaja leidnud informatsiooni, ma alati vaatan sinna. Ja mõnikord lähen siis sealt seda rada originaale pidi edasi ja leian hoopis midagi muud. Et näiteks ma toon ühe sellise näite, et mind on väga inspireerinud uurima Ants Heina raamat Vana aja pulm. Et sellest raamatust ma leidsin küll terve hulga selliseid väikseid vihjeid, missugust rada veel uurida. Siis teine asi metoodilise poole, et kuidas üldse otsida või kuidas otsida nii, et midagi leida ka. Oleks see, et otsinguid tuleb teha erinevates keeltes. Et tegelikult eesti keeles me ei saa ju otsida, kui me tahame leida midagi 18. sajandi kohta. Et tegelikult see materjal, kui me mingit sõnalist materjali otsime, siis valdavalt on see saksa keeles ja see on valdavalt vanas saksa keeles. Ehk siis, mis seal abistada võib? See vana saksa keel vanade tähtedega, aga ka vanade mõistetega. Et meid võib näiteks segadusse hakata ajama selline asi nagu unterrock, mis ei ole alusseelik, kuigi saksa keeles täna võiks nii öelda. Et tegelikult on tegemist nii-öelda alumise poole kuuega, ehk siis saksa keeles vanasti rock on tähistanud kuube, kõik meie ka überrock ehk siis ülakuub on meie kampsun, et sealt tulevad nagu sellised otsingu variandid. Ja minu väike nipp on see, et vanad raamatud, kui neist on PDF, siis sealt on võimalik otsinguga leida. Ehk siis panetegi see unterrock näiteks otsingusse ja te leiate huupeli tekstidest, mida on 1000 lehekülgi. Kohad, kus on räägitud siis eestlaste seelikust, sest et te muidu lihtsalt keegi ei loeks läbi mitu tuhat lehekülge huupeli tekste, aga niimoodi on võimalik leida mingid kohad, kus on juttu riietest. Muidugi Hurda kogu tekstid, et me kõik teame, et sealt on rahvaluule, aga Hurdale kaastöö tegijad, kes siis talle saatsid materjali, väga sageli on kirjeldanud ka riideid. Ja need riiete kirjeldused, mis on Hurdale saadetud, võivad ka jääda näiteks aastasse 1868, mil ilmselgelt olid need riided veel igapäevases kasutuses ja selle tõttu on sealt väga huvitavat materjali leida. Paraku on see materjal käsikirjaline, ta on küll digitaliseeritud, me leiame ta, aga nõuab natuke oskust selle lugemine, sest nad kõik on murdes, mis võib päris palju erineda meie tänasest kirjakeelest, pluss siis veel see, et nad on ju kirjutatud käsikirjas ja vahel läheb päris kaua aega enne kui aru saad, mis siis öelda on tahetud. Ja muidugi kõik võimalikud hingeloendid, kirikuraamatud, elanike nimekirjad, vanad maakaardid, geni.com ja nii edasi, need on kõik minu vanad sõbrad. Et kõiki neid ma kasutan ja tihtipeale siis ühe sama pildi või ühe sama teksti puhul kõiki neid asju siis ka tõesti kasutan. Et ma toon teile siia võib-olla oma põhitööst lähtuvalt, siin oli natuke isegi juttu kellegi ettekandes, et 19. sajandi lõpul meil hakati nagu rahvarõivaid uurima. Nüüd on siin üks suur kirjaviga, mille võite enda peas ära parandada, see ülemine aastaarv on 1842. Ehk siis õpetatud Eesti Seltsi toimetistes, mis on välja antud siis Tartus 1871, on selline lõik, ma olen selle siia nüüd saksa keelest enam-vähem ära tõlkinud ja juppideks jaotanud.
Ehk siis seal kirjutatakse, et aastal 1842 avaldas õpetatud Eesti Selts üleskutse rahvarõiva kostüümide uurimiseks ja kogumiseks. Juba siis. Ja üleskutsega kaasnes siis selline tore asi, et igasse kihelkonda saadeti 4 litograafilist lehte inimfiguuridega, millel ei olnud riideid seljas. Ja oodati siis, et inimesed kohtadel joonistavad sinna riided selga ja niimoodi saab välja anda raamatu, mida ei ilmunud, nagu te teate. Aga 1871 siis kirjeldatakse, et üleskutsed küll saadeti, aga tulemuseks saadi väga vähe töid ja need olid kehvakesed ja need ei võimaldanud mingisugust plaanilist täielikku rahvarõiva raamatut koostada. Et vaadake, kuhu me läheme nüüd raamatu koostamisega. Aga võivad leida koha siin kokkuvõtlikus kirjelduses. No siis järgneb mitu lehekülge kirjeldust, mida ma teile praegu ette ei loe, aga seal siis tõesti ongi mõningate komplektide kirjeldused, mis siis olid saabunud ka piltidega koos. Pildid olid siis naine eest, külje pealt ja tagant. Ja sellised litograafiad, siis nii-öelda modellid olid ette joonistatud, et äkki inimesed ei oska piisavalt joonistada muidu. Et selline lugu. Sealt edasi minnes, või õieti mitte edasi, vaid tagasi minnes, et Friedrich Wilhelm von Bergholtzi kogu, mis asub tegelikult Rootsi Natsionaalmuuseumis, on siis, seal on üle 10 umbes 1740. aastal loodud akvarelli Eesti inimestest. Me kõik teame seda Järvamaa mees ja naine Pruut ja Peigmees. Võib-olla natuke vähem teatakse seda talumeest Põltsamaalt. Ja võib-olla keegi pole näinud seda värvilisena. Mina näiteks ennem ei olnud. Et selle värvilise kuvandi leidsin ma alles hiljuti. Ja miks see mind siis nüüd huvitama hakkas? 1740, kui me siit vaatame, tal on mingid kindad käes. Võtame siia kõrvale umbes samast ajast, ehk siis Jüri kirikuõpetaja Anton Torelle 1732 ilmunud siis eesti keele õpetusraamatus on selline mõistatus, et 1 tuppa, 5 kambrit, eine Stube, 5 kammern ja see on siis kindad. No ilmselgelt, kui on 5 kambrit, siis on sõrmkindad. Miks ma sellest räägin? Sellepärast, et kindauurijana meil kogu aeg püütakse nagu võtta seda seisukohta, et me sõrmkindaid hakati kandma ikkagi nagu palju hilisemal ajal. Et mitte 1740. Ja kui ma nüüd seda kinnast siin suurendan, siis te näete, et sellel on narmad, sellel kindal. Ehk siis me võiksime nagu tõmmata väikese paralleeli vanade Saaremaa pulmakinnastega. See just kui oleks nii, üks selline kinnas on ka Setomaalt. Et meil on see pilt ja see pilt on joonistatud rahvarõivaid kujutama. Ehk siis ta, kunstnik ilmselt ei eksinud, et küllap midagi sellist ta siis ikkagi nägi. Ja kui te nüüd arvate, et me võiksime Narmo kindad tõsta sinna Põltsamaale, siis mina natukene hoian teid tagasi, sest et mulle selle akvarelli juures võib tunduda, et äkki need on nahkkindad. Ja võib-olla seal on mingid, ma ei tea, mis ribad servas, punased. Et saladuseks see igal juhul jääb, aga kõrvale panen teile siia 1789 Vigala õiguse, kus on siis kirjas, või räägi sellest Vigala õigusest pikemalt, aga seal on kirjas talu siis sulase palk, mis on pari sukke, 1 paar kappokaid, 6 paari kingi, 2 pari viltseid kindaid, 1 paar nahkkindaid ja 1 rubel raha palka. Ehk siis Vigala sulane sai sellise töötasu. Järelikult nahkkindad olid ikkagi ka tarvitusel meil 18. sajandil, nii et küsimus jääb ikka veel natuke õhku, saab veel uurida. Nüüd ma toon teile oma ühe lemmikpildi ja lähen sellise kunstniku juurde nagu Gerhard Wilhelm von Reutern, kes siis maalis Limbažis terve rea akvarelle 1831 kuni 1832. Ja sellel pildil on Mari Tuuling, sündinud majamees, Kingli mõisas, see Müllershof on Kingli mõis. Ja kui ma seda nüüd niimoodi süvitsi kõikide oma vahenditega nüüd uurin, siis tõesti minule kohe tekkis, sest ma olen sealt kandist ju pärit, mul tekkis kohe sügav huvi, kes see majamees nüüd on.
Nii, ja ma nüüd jõudsingi selleni, ta on Neemi küla tüdruk, sündinud 1808 Verno-Laaso talus ja 1826 abiellus siis Villem Tuulinguga ja 30 neil sündis tütar ja 31 on tehtud see akvarell, et oletatavalt on ta siis sinna Limbažisse viidud nii-öelda ammeks Saaremaalt. Et miks nüüd Pöide kihelkonna tüdruk niimoodi sinna, meie mõistes nagu tegelikult Liivimaale sattus. Et see oli siis Reuterni tegelikult kuuluv mõis asus sealt mitte väga kaugel. Aga siis uurisin edasi, et kas ta on veel midagi maalinud ja selgub, et ta on maalinud terve hulga eestlasi. Muide, tegemist on väga tuntud portretistiga, kes sõjaväljal oma parema käe kaotas ja õppis maalima siis vasaku käega. Sündinud on ta siis Restu mõisas ja tegelikult Tartu Ülikoolis õppinud joonist või maalimist. Ja meil on siis Anni Jaan Korrista mõisast. Ehk siis tõlkes oleks nagu Anni Jaan Kurista mõisast, ikkagi Limbažis tehtud pilt, 28. jaanuar 1832. Ja Eestis on 2 Kurista mõisa, üks on Võnnus ja teine on Laiuse kihelkonnas ja mõlemas on esinenud ka perekonnanimi Anni. Aga Laiuse kihelkonda on see nimi sisse toodud ja palju hiljem, kui see akvarell tehtud on. Nii et me peame ütlema, et see on Võnnu Anni Jaan. Ja Võnnust ei ole meil Eesti Rahva Muuseumis mitte mingisuguseid meeste riideid. Nii et rahvarõiva tegijad, võtame nüüd Anni Jaani pildi ette ja me saamegi kohe teada, kuidas nad siis välja nägid. Mina pööraks tähelepanu kohe sellele, et vaadake, kui toredalt on tal kaelanööbid või särginööbid. Selliseid särginööpe on meil kasutatud Ruhnus. Selliseid särginööpe on meil väga-väga palju kasutatud Jämajas. Aga meil nagu väga ei tehta neid kuskile Tartu või Lõuna-Eesti kanti. Kuigi on muuseumis üks hõbenõõp, mida sai särgi kaelusesse kinniseks tarvitada ja see on urvastest. Nii et Võnnu riiete juurde, palun, laske enda mehele teha hõbenööbid. Täpselt sama on talvemütsiga. Me leiame üsna sarnase Rõngu kihelkonnast, mis pole ka väga kaugel. Et me saame niimoodi leida. Nüüd mul on siin teile pilt Ruhnu inimestest 1854 ja ma olen alati mõelnud, et mis imelikud sokid neil jalas on. Kuni näete sellised naljakad. Naistel on tavalised, aga meestel on väga naljakad. Ja kuni ma leidsin, see on mul täiesti olemas, Aleksander von Schmidti 1864 ilmunud ülevaate Ruhnust. Ja seal Muhu pastor muide kirjutab nii, et mehed kannavad kottis pükse, villaseid sukki ja selle peal paistavad silma villased sokid. Sokkide ülemine serv on nagu kroositud volang, mis pahklu kohal on erksa värvilised tikandiga kaunistatud ribaabil kokku tõmmatud. Midagi sellist polnud ma Ruhnu kohta ei lugenud ega näinud. Ja muidugi sinna paika see näeb, sest ega selle järgi ei oska ka järgi teha, aga ikkagi põnev. Panin teile siia nüüd veel Vormsi mehed, kes käisid Rootsi kuningas juures kaebamas, et nende elu väga kehva on ja mõisnik neid väga ebaõiglaselt kohtleb. Kõigepealt siis tõesti üritasin teha kindlaks ja tegingi kindlaks, kes nad siis kõik on, millal nad sündinud on ja kus nad pärit on. Aga nüüd mind hakkas huvitama, kes tegi küll foto 1861 neist. Ja see on üks Rootsi kunstnik Nils Manson Mandelgren, kes muide joonistaski rahvarõivaid. Ehk siis teda huvitasid ilmselt meeste rõivad ja sellepärast ta selle pildi tegi. Räägiti neist meestest palju ja on üks väga tore uurimustöö siis 92. aastast, kus tuuaksegi ära see, et kõik, mis sellel pildil polegi väga aus, sest et enne pildistamist oli neid mehi kõvasti kobitud. Ehk siis neil olid juuksed lühikseks lõigatud ilusaks. Et nad olid väga sorgus ja hoopis nägid välja natuke teistsugused. Nii et vahel võib isegi nii vana pilt natukene nagu ka olla vale. Aga kui sa leiad teksti, mis on pärit samast ajast ja kus öeldakse, et kõigepealt oli juukselõikus, siis saad teada. Ja muidugi neil on eriti huvitavad asjad jalas, sest et me ei tea midagi valgetest sääristest valgete sokkidega. Aga siin on nad kõik näha. Tarvastu mõisa Tünri kaarel, Petsold, meie tuntud vana maalija siis akvarellidega. Ja siin ma tahtsin teile näidata seda, et vasakul pool on siis August Petsoldi akvarell ja paremal on litograafia. Vaadake, kuidas on värve muudetud.
ehk siis see litograafia ei anna meile miskit tõde, sinised sukad. Ja tegelikult on isegi need pikkuue kaunistused ei ole punased, et kõik, mis oli akvarellil punane, on siin, ütleme nii, et on natuke ilustatud. Ja muidugi, et kas siis see Tünri Kaarel oli olemas? Ei olnud. Tegelikult on seal Karl Adamson, kes oli Tündre talust, ehk siis Tündre Kaarel. Ja lõpetuseks võtame sellise toreda pildi nagu Borchardi, ehk siis Tallinnast tuntud fotograafi, 66. aastal sari Eesti tüübid. Ja siin on 58-aastane Ants Selm, seda vasakpoolset pilti te ilmselt teate, parema ma leidsin talle kõrvale, nii et vaadake nüüd Ants Selmi eestpoolt ka. Et see pilt ei ole laialt levinud. Aga tegelikult ma tahtsin siia kõrvale panna hoopis ühe sellise asja, et seal samas õpetatud Eesti Seltsi toimetistes 1871 on toodud päris pikk kirjeldus nukkudest, mis on siis riietatud rahvarõivastele näituse jaoks, mis toimus Tartus 1860. Ja kui me seda loeme Kullamaa mehe kohta, siis see kõik läheb täpselt kokku selle pildiga. Ja ka muuseumis olevad esemed Kullamaalt lähevad kokku täpselt selle pildiga. Taskukuju, kõik need nööbikesed, kogu see asi. Et meil on nagu nii kirjalik kui pildiline materjal päris esemele juurde. Ja kui te nüüd tahate teada, et miks nukud, siis minu viimane slaid ongi see, mis räägib nukkudest. Ehk siis see siin praegu on see sama 1867. aasta etnograafia näitus Moskvas. Ja mul õnnestus leida üks selline pilt, mis on tehtud nendest nukkudest seal näitusel. Ma ei tea, polnud allkirja pildil, kes on, või kust on need nukud. Et siin on kindlasti saalis neid, kes tunnevad midagi tuttavat. Minul siit kuidagi hargla kanti ja sinna kanti kohe mõte sõudis. Selge see, et nad ei ole kuskilt Siberist. Ja et oli väga populaarne seda rahvarõivast niimoodi esitleda nuku näitusena. Ja need nukud, kui tõetruud nad on. Ehk siis tasub lugeda seda õpetatud Eesti Seltsi toimetist nukkude välimusega. Et see oli teateid siis 19. sajandi algusest ja 18. sajandist, kuidas rahvarõivaid kanti. Aitäh!